üks huvitav oli see, Kanada sõjavägi tahtis sõdurite riietust teha kergemaks ja odavamaks ja soemaks. Ja siis oli niisugune teooria, et kuidagi mingisugust sünteetilist villa teha. Mitte villa, aga kasutatakse nüüd sulgi, hanesulgi. Ja siis ma hakkasin seda uurima infrapunase kiirusega, üks minu endine õpilane töötas seal ja leiti, et tõesti see kõige parem ja kõige täpsem materjal on just täpselt see, mis on nendel loomadel, hanedel ja teistel loomadel, kes elavad külmas kliimas. Need on viibrid, on täpselt sama paksusega, mis on just optimaalne infrapunase kiirguse absorbeerimiseks. Nii et me ei leidnud midagi sünteetilist, mis oleks parem kui see vill. Loodus võib küll pakkuda parimaid lahendusi, kuid teadlased püüavad nende kõrvale luua ka omapoolseid, mis oleksid veelgi tõhusamad. Iga 5-10 aasta tagant leiutatakse maailma laborites täiesti uusi materjale, mille sarnaseid varem maailmas olemas ei olnud ja milles saab hakata valmistama kõiksuguseid meie elus vajalikke asju. Enne kasutamist tuleb neid materjale aga mõistagi testida. Tänases saates kohtume Kanadas Hamiltonis McMaster ülikoolis töötava Eesti soost professori Toomas Timuskiga, kes sellega just tegeleb, nende uute materjalide sissevaatamisega. Professor Timuskit peetakse maailma üheks juhtivaks eksperdiks tahkekeha optiliste omaduste uurimisel. Kuid professor Timusk on tegelenud veel mitmete teistegi huvitavate asjadega, näiteks uurinud valguse peegeldust veetilkades, püüdnud kiigata vikerkaare taha, saamaks selgust, kuidas see ikkagi tekib ja vaadanud kaugele taevasse, tõestamaks, et teooria meie universumi tekke kohta suure paugu järel ei ole üksnes teooria, vaid fakt. Doktor Timus, te ütlete enda kohta, et te olete eksperimentaalfüüsik. Ja. Mida see täpselt tähendab? See tähendab seda, et ma töötan instrumentidega ja ise vahest ehitan neid ja siis mõõdan nende instrumentidega tahkekeha omadusi. Tahkekeha on teie peauurimise väärt? Tahkekeha on meie peahuvi. Füüsikas on nii, et tihtipeale saadakse asjadest hästi aru. Näiteks gaaside omadused on väga tuntud ja seal mingit uut ei ole õieti. Aga on teatud alad, kus on tõesti ei saada asjast hästi aru. Ei tea, miks kui nad asjad nii töötavad ja on uued huvitavad füüsika küsimused tekivad. Ja tahkekeha füüsika on üks nendest. Uued materjalid leiutakse. Uusi aatome ei ole. Me teame, meil on 92 ise aatomeid. Seal midagi uut ei ole. Ja samuti tuumad. Meil on 238 isesugust isotoopi. Aga need materjalid nagu see grafiin või see ülijuhtijad, need on uued, täiesti uued, uued omadused ja meid on väga huvitav neid uurida. Viimane täitsa uus materjal, mis maailmas leiutati, on grafiin. See on umbes sama, mis on grafiit, aga ainult grafiit on mitu kihti. Aga see grafiin on ainult üks ainuke kihti. See oleks tõesti üks uus elektrooniline materjal, mis on absoluutselt teistmoodi kui see siliitsium, mis praegu kasutatakse. Ja inimesed loodavad, et see grafiinist tulevad võib-olla isegi need kvantarvutid tehakse nendest ja on väga huvitav ala füüsika praegu. Väga palju töötavad grafiini juures. Meie siin laboris grafiini ei uuri, kuna see on võrdlemisi raske leida küllalt suuri tükke, et neid saad uurida. Meie vajame umbes nii 2 millimeetri suurust tükki, et me saame tööta selle. Ja need grafiinitükid on väga-väga väiksed praegu. Professor Timusk oma laboris uusi materjale luua ei püüa. Ta saab näidistükke neist teistest maailma uurimiskeskustest ning püüab siis nende sisse vaadata. Praegune uurimissiht on. Ja see on see, et kui need elektroonid liiguvad kristallis ja siis mingi võim hoiab neid kokku, siis nad teevad niisuguse paari.
ja see paar saab liikuda küllalt madala temperatuuri juures ilma mingisuguse takistuseta. Ja küsimus on see, mis hoiab seda paari kokku, mis on see võim seal. Ja tuleb välja, et peaaegu igal ülijuhtival materjaligrupis on see võim teistmoodi, ise mehhanismused töötavad seal. Ja me proovime just uurida, mis on need, mis hoiavad neid elektroonilisi paarides kokku. Ja selle nimi on õieti see paaride liim, mis neid liimib kokku. Ja seda nüüd me proovime leida, et mis on paaride liim, mis hoiab neid ülijuhtijate paari kokku. Ja mõnedel süsteemidel on see teatud, näiteks vanamoodsel ülijuhtijatel, mis kasutatakse igal pool, praegu magneetide ehitamise juures on see liim lihtsalt need võrrevõnkumised, aatomid võnguvad edasi-tagasi ja hoiavad neid elektroonisi kokku. Aga nendel uutel ülijuhtijad ei ole mitte see võnkumine, vaid on midagi muud. Ja me ei tea täpselt, mis see muu asi on. Materjalide siseellu aitab tungida infrapunane valgus, lühidalt defineerides soojuskiirgus, mis on elektromagneetilisel spektril pikema lainepikkusega kui silmaga nähtav valgus ja lühemaga kui raadiolained. Kiirgusspektri infrapuna osal on palju tehnoloogilisi rakendusvõimalusi. Seda kasutatakse sihtmärgi tuvastamisel ja jälgimisel sõjaväes, temperatuuri mõõtmisel vahetu kontaktita, lähimaa traadita andmesideühendusel ja ilma ennustamisel. Professor Timuski laboris aitab infrapunane kiir välja selgitada, kui head elektrijuhid on uued materjalid, mis takistab nende sees elektri liikumist ning kuidas oleks seda takistust võimalik ületada, seega luua ülijuhtivust. See infrapunane on see, et see nende paaride liimil on teatud niisuguse võnkumisfrekvents ja see oleneb ja see on enam-vähem infrapunases lainepikkused. Nii et kui me infrapunast valgust saadame selle kristalli peale, siis see võnkumine sünnib just infrapunase frekventsi juures. Ja sellega me saame uurida, et kuidas need ise materjalid töötavad. Kuid vaatame nüüd, kuidas uue materjali sees toimuvat uuritakse. Siin on ühe täiesti uue ülijuhi tükk. Teadlased loodavad, et sellest materjalist saab hakata valmistama näiteks kiipe, mida võib kasutada muuhulgas mobiilsidetornides ja satelliitides. Ja selle materjali siis panete te sellesse masinasse seal? See on üks Saksamaale ehitatud spektromeeter, mis võimaldab meid mõõta selle materjali omadusi. Me jahutame nad siin heeliumi temperatuuri juurde selle jahutajaga ja see on see, mis seda valgust mõõdab. See on ka heeliumi temperatuuri juures, see on see detektor. See on võrdlemisi lihtne instrument. Peaprobleem on see, et seda hoida väga stabiilselt ja temperatuuri kontrollida ja neid vaadata kulla peale ja siis vaadata selle čipi peale ja võrrelda neid. Kuld on see standard? Kuld on standard, jah. Kulla omadusi me tunneme. Me teame täpselt, mis kulla omadused on ja me võrdleme kullaga seda. Me tahame teada enam-vähem, kuidas see uus materjal, mis on just nüüd leiutud, ja kuidas see õieti töötab, mis on seal, mis neid elektroone koos hoiab. Ja teatud niisugused spektraaljooned tulevad välja, mis näitavad meile, mis seal juhtub. Uusi materjale uuritakse ja kasutatakse praegu väga madalatel temperatuuridel, kuid eesmärk on jõuda selleni, et neist oleks abi ka toatemperatuuri juures. See oleks teaduses ja tehnoloogias suur läbimurre. Kuna teised materjalid, mis kasutatakse ülijuhtijad, neid tuleb alati jahutada mingisuguse aparaadi. Need jahutamisaparaadid on väga kallid ja väga keerulised ja tihtipeale lähevad katki ja ei ole üldse, oleks palju parem, kui saab lihtsalt sooja õhku sinna peale puhuda ja töötavad, nagu praegu elektrimootorid töötavad. Et seadmed läheksid lihtsalt odavamaks? Läheks odavamaks ja võtavad vähemalt elektri. Tooge mõni näide, kus võidakse seda läbimurret siis kasutama hakata? Peaasjalikult igal pool, kus on magneedid, mootorid, kõik töötavad, on tehtud ülijuhtijatega ülimootoreid.
aga peaasi praegu on magneetväljad, mis kasutatakse näiteks haiglates tomograafia juures. Need magneedid peavad alati heeliumiga jahutama kuni 4 kraadini. Ja see võtab väga palju energiat ja väga kallis protseduur. Kui seda toatemperatuuris saaks teha, siis oleks palju odavam. Siis iga arst võiks omale niisuguse magneetaparaadi oma kontoris hoida ja seal kohe su põlve vaadata ja vaadata, mis tal viga on. Millal see aeg võiks saabuda? No ja viimane niisugune suur murre oli siis, kui leiti need ülijuhtijad, mis töötasid 90 või 130 kraadi juures ja see oli umbes 20 aastat tagasi. Nii et see võib võtta 50 aastat või võib-olla 10 aastat, kus me saame vastuse selle küsimusele, kas on võimalik viia kõrgema temperatuuri juurde või mitte.